Kõnnin siin metsa vahel, otsin kohta, kuhu rippvoodit panna. Tahaks ka suure tarpi tõmmata rippvoodi peale ja siis võiks ka rippvoodi kõrval olla ruumi selle tarpi kinnituseks. Kuule, aga siin on päris palju ruumi, mul ongi tunne. See plats siin vahel. Seal on üks YouTuber metsas, omas keskkonnas. Proovin teda mitte häirida ja ehmatada. Läheneme vaikselt YouTuberile. YouTuber teeb reklaami parasjagu. Mättaid ümber keeratud. Ja muidugi mutimulla auke ka. Metsas linnud rääkisid, et siin saab mingisugust head väeenergiajooki. Guarana. Viva Vitality Guarana. Siuke apukas. Anyway. Tarpeerume. No nii, tarpeerumine käib 4x4 tarp. Rippvoodit üles seadmas. Ja täna on lootused üsna head. Et saab ka edukalt öö magatud. Eelmisest korrast, mis on uut, hankisin pikemad rihmad, mis ümber puu käivad. Kes vaatas eelmist videot, siis seal oli probleemiks, et puu oli nii äme ja rihm ei ulata ümber puu. Täna sain laenuks alusteki, Tiidi hämmoksi oma, mis kuni 5 kraadi, ma saan aru, on võimeline hoidma sind elus. Täna proovin siis üldse ilma õhkmadratsita. Ja mis on täna veel on 3x4 tarp Bushmani oma, millega ma saan siis rippvoodi ära katta, et tuul ei häiriks öösel. Rippvoodi nüüd lõpuks üleval. Mul on soetatud Bushmani 3x4 tarp. Siis ma tõmban selle siia peale. Kotist välja võttes kujutab endast. Vaatame siis, mis ta on. Kott on tugev, paistab ka ripstopp kangast olevast. Et kui hakkab kuskilt auk sisse tuleb või rebenema hakkab, siis siin sees on sellised peenikene nagu võrk, ma eeldan, et nailonist võib see olla, mis takistab kogu koti rebenemist ühe rao tagajärjel, ühe augu tagajärjel. Samamoodi on ka see paistab siuke ruuduline. Tarp ise on selline ühelt poolt hõbedane, et peegeldab soojust tagasi ja päikest. Talvel, kui tahad selle all magada, siis hõbedane pool enda poole keeratud, siis hoiab sooja rohkem sinu poole. Nii, aga mis on äge, siin on igasugused aasad, päris palju aasasid. Siin on veel kiri peal, et UPF 50+ Ultimate Sun Protection. Kaitseb päikese eest vist hästi. Tarp näidiseks siin üles pandud niimoodi A-kujuliselt. Vaata, mis naabrimees teeb. Ae, naabrimees! Mis siin all huvitav? Ahah, kuule, see on korralik. Nii palju pole vajagi, aga noh. Siin all saab jalgpalli mängida. Järgmiseks sammuks tõmban selle tarpi kõigepealt siit
siit eest ära, et ma saan teha midagi, mida ma ei ole kunagi teinud. Et ma saan proovida kinnitada siia alla siis seda alustekki. Kus ta mul on? Nii, avastasin, kuidas bussinahka saab siia üles fikseerida. Nad libisevad mööda paela alla. Ja see suurem suu, mis on siin rippoodi pool, selle venitan üle. Venitan üle sellest teisest, siis läheb siuke pallik. Ja kui nad on nüüd tihedamalt siin vastas, paela vastas, siis ta ei libise enam alla. Vahepeal sai kaamerale akku tühjaks. Alustekk sai pandud. Nii, aga praegu on mul siis ots ka kokku tõmmatud, vähendada tuule ligipääsu. Mis naabrimees räägib? No ots, siin on see hea kuulus puude kandekott. No nii, tule jumal Villem. Noaga kraapisid pudi ja pudi oli vahel. Ja sädet. Kõik algab pudist. Temust tellitud täiesti uus risupliit. See läigib nagu nii peegeldab. Alla läheb tuha kogumisplaat. Väiksemad neid. Paber. Süütekuubikud. Aga kuule, Villemil on seal tulehakatis. Täitsa leek. Leek, jah. See on see, mida... Kuule, see on see, mida on vaja. Väga imetlusväärne, et sa oled nii kaua viitsinud seda seal nühkida. See paber on siuke kehva põlemisega. Nüüd läheb vaikselt leek. Nüüd ma siin risupliidi peal siis teen on see, et lasen soojaks kodust kaasa toodud suppi. Leiba saia. Mul on veel hakkliha ju kuule. Ja kiirkartulipuder. Ja pannkoogi taiger on mul kaasas. No vot, mis huvitavad hääled. Ise tead. Tead, aga vaadates, kui kiiresti see risu põleb, siis mulle tunneb, et ma vaja oma tagaajadust suurendada. Need on igaks juhuks. Huvitav lusikas, ma olen vist paar korda seda kasutanud, kui siuke volditav. See on kaasas termosega. Termose korgi sees on see süventus. Aga see on paremakäeliste lusikas, sest kui vasakakäeline kasutab nagu mina, siis ta voldib ennast niimoodi kokku. Midagi, 2 risupliiti kõrvuti annavad rohkem sooja küpse. Tead, mul on tunne, et ma seda lusikat hakkan tasapisi vihkama üha rohkem. Kui on huvitav lusik, mina olen täna sellise luhvliga. Sellega on see, et vaata, kui ma tahan võtta midagi, voldib kokku vasak käega. Kui ma tahan midagi parema käega võtta, siis on okei. Tal on siin stopperid ees. Mina kasutan keli tehtud küünalt. Kaasas on mõnda põlema püüdlaroos. Süteroos siis nimetame seda. Ja sellega siis
vaikselt siis omakese ka siin käima, paremini kindlamalt. Vot ja kõik kaasas on. Nii. Asju. Natuke soola siia suppile kindlasti panema. Oh, see risupilit on üks igavene geniaalne asi tegelikult. No kui ta sul liste on, juba vajub väga sisse. Liste on. Kell on 17.20. Väljas on kott pime. No vaat selline see öine mets on. Puu. Teen veel omale sõin kodust toodud suppi ära. Siis vaatasime, kell on 17.42, kell pole 6 veel. Ja mis siin ikka õhtuga teha, kui süüa ära toidu tagavarasid, mis on kaasa toodud. Lisaks supile. Homseks ma jätan pannkoogid, homme teen pannkooki. Täna on kaasa võetud veel see kiirkartulipuder. Matkal on eriti mugav. Tuleb ainult vaadata, et see risupliit ära ei kustu, sest see on nagu päris. Kui ta ära kustub, siis on uuesti põlema saada. Igavene tüütus. Kohe midagi alla panema. Nii. Jälle tuleb see suits otse minu peale. See on mingisugune. Püüan siin. Keeran ennast küll vasakule, küll paremale. Kasutades seda AliExpressi puhumisvarrast. No nii. No nii. Päris. Nii, okei, lasen korra selle vee veel keema. Küpsist, kaeraküpsist pakud või? Hea meelega. Aitäh. Oi kui hea. Nüüd on väiksed meeleolu istumised. Kell on, ei ole palju, kell on 6. Ja eks varsti ühel hetkel. Nii, tea, kas piisab või? Laager peaks see südeme. Nii, natuke on veel vaja. Ja õige jah, see on ju see Tartu Milli oma, siia on vaja. Kindlasti on vaja siia soola ja pipart. Läheb see kartulipudru siia sisse. Mis me oleme teisel pool sinu seda istet. Aga pipart ma panen küll. Nii. Ohoo. Väga mõnus. Sellega ma lähen vahepeal siit suitsusest ära. Kui hea. Kuule okei. Imelikuks läheb juba, ma panen video kinnist. Muidu kõik kuulevad minu hümminaid siin. Söön ära ja vaatame mis edasi. Ripuudist. Kell on tegelikult 12. Said mõne tunni sain und siin juba. Mõtlesin, et filmin ka veidi siit telgi seest. Neile, kes ei ole ripuudi seest näinud. Mis mul siin on? Üleval rihma küljes ripuvad riided. Püksid, aga mul on särk ja jupp. Alt soojenduse lahendasin niimoodi, et on see tiidihämmaki alustekk. Sellega oligi, alguses tulin voodisse magama, siia jalad külmetasid, siis kuna see alustekk ei olnud jalgade all ilusti, ta oli tõmmanud kuskile sinna vasakule serva ennast. Siis tõmbasin ta ühe kummiga siia luku juures oleva
oleva aasa külge ja pärast isegi tõmbasin ta üle, kusjuures siit on näha, ma ei tea, kas siit varba juures, et läheb üks kumm, läheb üles selle ridgeline'i külge. Head venivad kummid. Täna olen paar tundi isegi magada saanud ja ma arvan, et täna öösel ma magan kenasti. Alt on soe, magamiskott ümber on soe. Ja nüüd ma magan pea magamiskotis sees. Kui varem oli niimoodi, et ma eelmistel kordadel hoidsin väljas. Väljas on kuulda seda vihmasabinat. Hästi väheke sajab õues mingit vihma. Aga igas midagi, head ööd. Tere hommikust. Kell on 7:11 ja enam ei ole und magada. Nii, väljas on veel kott pime. Tarp on väljast märg ja tarp on kusjuures seest ka märg, mis ei tule vist paljudele üllatuseks. Et see sisemine kiht on täitsa niiske. Üks ots on lahti, aga teine ots on üsna siuke suletud. Viljan magab veel. Paneks tarpi kokku äkki. Tunnen, et see asendiga oli ikkagi mingi teema. Tihtipeale kohendasin ennast, et saada. Siin on, kus see on see kumm, mis on selle voodi teise poole laiemaks tõmbamiseks. Sama kumm, mis siin. Aga teisel pool. Et püüdsin nii, et oleks küünarvarre keskel, õlavarre keskel. Siis tundus kõige parem asend. Ja ei tea. Igast asja õpetatakse, aga tead, mulle meeldib vahel õppida enda eksimustest. See tiidi alustekk hoiab päris hästi sooja. See on väga mõnus. 2 paelaga sai see kinnitatud siia pealiini külge. Siis on see jäi üldse lahtiseks, kuna seda ei ole vaja. Ja siit ma juba ühendasin lahti. Muidu see oli siis niimoodi, et ta tuli, see alusteki nurk tuli siit üle ja kinnitas mul siia niimoodi pealiini külge jälle. Sest et siin nurgas on jalad ja siis on jalad soojas. Nii, teiselt poolt oli ka kahega siin pealiini küljes. Ja siin, kus pea on. Nii, siin, kus pea on, siin on ta niimoodi, et sai pandud selle aasa külge, mis tõmbab laiemaks voodist. Nii et ta põhimõtteliselt ulatab siia servani välja, et ta katab peaaluse ära ilusti. Ja too tagumine on jälle lahti, viimane kinnitus. Ma olen siin väljas olnud nüüd, vaata mis kell 7:11 tulin välja, ma olen pool tundi väljas olnud. Ja hakkab metsa all juba valgemaks minema. Põhimõtteliselt kui ma lambi ära lasen, kaamerasse pole küll midagi näha, aga silmaga on juba võimalik
puid üksteisest eristada. Mõtlesin, et panen selle tarpi kuivama veidiks. Nii. Siia rippvoodiliini külge sai see aasaga lihtsalt kinnitatud. Nii, siia ma panin ühe paela puude vahel. Tõmban siis tarpi siia peale lihtsalt kuivama. No, siuke kui nüüd siin sai siis. Seda mõni aeg siin laheneb. Ma arvan, kodus tuleb niikuinii uuesti kuivama panna see. Tere hommikust! Tere hommikust! Kuidas öö möödus? Oled elus? Ei täitsa hästi möödus, aga soe on. Magamispott on suur ja minusugune mahub siia sisse. Pott on üle pea ja midagi aru. Kell on veits 8 läbi. Väljas hakkab valgeks juba tõmbuma. Vaikselt läheb jah. Kuidas sul oli? Tead, magada sai. Parem kui eelmine kord, ütleme nii. Aga mitte ideaalne. Ikkagi selle magamisasendiga on mingi teema. Otsin küttematerjali. Siin on väga ägedad kuivad oksad. No nii, ma arvan, et aitab küll hommikuseks söögi tegemiseks sellest portsust. Mina süütan süütekuubikuga. Nii, hommikusöögiks saab kõigepealt kartulipuder hakklihaga jälle ja siis magustoiduks teen pannkooki. Nii, siin on segatud nüüd kartulipuder hakklihaga.
mõnus nii, pannkokk valmis. ilus pruun ka, kuule, väga mõnus. No nii, koogin siit mett ja läheb koogile. Nii, vaata, ma panen ta nüüd siia niimoodi tagurpidi peale, sest pannkokk on veel kuum. Nüüd saab see mesi sulada siia peale. Nii, nüüd on mesi siia peale ära sulanud. See saab hea olema. Mesi tilgub. Viimased kaadrid. No nii, nüüd on asjad pakitud. Läheme auto poole teele. Ja selleks korraks kõik. Järgmiste seiklusteni. Head metsistumist ja mis meil sõna oli? Tarbistumist. Jah, vahepeal tipistume ja tarbistume.